Ungari valimistel on viimastel andmetel rekordosalus ning päeval olid paljudes valimisjaoskondades pikad järjekorrad. Ungaris on umbes 170 erakonda. Enamus pole kas tõsiselt võetavad või ka loobusid üldse kandideerimast, et mitte lahustada valijaid kahe suure rivaali võidu nimel. Üle paljude valimiste on reaalne võimalus, et võim vahetub. Vastamisi on 16 aastat valitsenud Viktor Orbáni erakond Fidesz ja opositsiooni ühendanud Peter Maigari Tissa. I'm here to win. I am here to win. What if you lose? I like to win, yeah. Nagyon sok mindent kell egyébként már az első napon elfogadnunk, a korrupcióellenes intézkedéseket, be kell adnunk a kérelmet Magyarország csatlakozására az Európai Ügyészséghez, fel kell állítanunk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, el kell fogadnunk, ugye mindent meg kell vizsgálnunk, lesz egy átadás, átvétel. Valimiste peamine teema on majandus ja korruptsioon, mitte suhted Venemaaga, nagu meie siin Eestis Ungari valimisi vaatleme. Ma olen rääkinud, ma ei tea, ütleme 15 inimesega erinevates vanustes, ei ole ainult noored, et 80-aastased prouad, härrad, 30-aastased ja mis iganes, et nad kõik on öelnud, et nad hääletavad Tissa poolt. Neid häirib see korruptsioon, 16 aastat on riigilt raha võetud, kõik on valesti, kõik on halvasti. Mitte keegi ei ole nagu toonud välja mingit valispoliitikat väga üksikud, aga pigem on jah, et ta võtab meilt raha ära meie enda inimestelt ja korruptsioon, see on nagu see sõna, mis nad on siis, mida nad teavad ja mida nad ütlevad meile. Definitely, healthcare is one of the things. I had to send my son to a private school because state education is really has declined and it's of very poor quality, and also generally my well-being has been affected, my mental and physical well-being. Vladimir Putin ütles märtsikuisel kohtumisel Ungari välisministriga, et Venemaa jätkab nafta- ja gaasitarneid Ungarisse, sest Budapest on Moskva jaoks usaldusväärne partner. Andes mõista, et Ungari poliitilise kursi muutus võib seada energiakoostöö kahtluse alla. Kuigi otsest ähvardust ei sõnastatud, tõlgendasid mitmed vaatlejad seda signaalina, et Kreml seob energiatarned Ungari senise Venemaaga arvestava välispoliitikaga. Ja kuigi pole üldine valimisteema, on ka Ungaris osa valimiskampaaniast seotud välispoliitikaga. The biggest question of this election, or the real question of this election is Europe or Russia. And we think we are part of Europe, we are part of the EU, and it's very important. But Prime Minister Viktor Orbán is getting closer to Russia, and we wanted to show his a message that it's over, and Hungarians wants to stay in Europe. In Zelensky's place, would you hand over your territories to Russia? I'm lucky enough not to be Zelensky. Arvamusküsitlused näitavad opositsioonierakonna umbes 10% edumaad, aga Ungari valimissüsteem on väga keeruline. Valida tuleb erakond ja teisena konkreetne kandidaat, aga see kandidaat ei pea olema sellest erakonnast, keda valisid. Nimelt parlamendi moodustamise teekondi on 2. Lisaks kaalude arvestamise süsteem eelistab maapiirkondi, kus Orbán on populaarsem. Ja kõigele sellele lisaks umbes veerand valijatest pole arvamusküsitlustes veel otsust langetanud. Parlamenti võib teistes kandideerivatest erakondadest pääseda ainult paremäärmuslik Meie Isamaa, kellest paradoksaalsel kombel võib seega liidrite tasavägise tulemuse korral saada otsustaja, kumb leer saab võimule. Valimiskampaania käigus pole nad poolt valinud, praktikas toetaksid pigem Orbánit. Valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi kell 8 õhtul, tulemused hakkavad saabuma varsti pärast seda ja võiksid piisavalt selged olla umbes südaööks.